Tere tulemast Hiiumaale. Hiiumaa pindala on 1018 ruutkilomeetrit ja siin elab umbes 9500 inimest. Hiiumaa on Eesti suuruselt teine saar. Hiiumaa hakkas Läänemeres kerkima umbes 10 000 aastat tagasi. Esimesena kerkis merest välja Kõpu poolsaar. Hiiumaa rannajoon on hästi liigestunud, mistõttu on saarel ohtralt poolsaari. Hiiumaa suurimad poolsaared on Tahkuna poolsaar ja Kõpu poolsaar. Olulisemad lahed on Mardihansu, Kassari ja Tareste laht. Rootsi ja saksa keeles on saare nimi Dagö, mis tähendab päevasaart. Eestis on Dagö nimi tuntud kui muusikakollektiiv. Üle poole Hiiumaa pinnast on kaetud metsa ja pöösastikega. Hiiumaal on väga liigirikas taimestik. Saarel kasvab umbes 1000 liiki taimi, millest 50 on kaitse all. Hiiumaal võib kohata suurematest ulukitest metskitsi, hirvi, põtru kui ka metsigu. Rahvakeeles nimetatakse hiidlaste murrakuid Hiiu keeleks. See jaguneb 2 rühmaks, Lääne-Hiiu ja Ida-Hiiu keel. Hiiumaal sündinud tuntumad inimesed on näiteks Heiki Nabi, Margus Tabor, Rudolf Tobias ja Erki Sven Tüür. Head vaatamist! Tere tulemast vaatama sarja Avastame Eestimaad ja täna avastame me Hiiumaad. Oleme Kärdlas siis keskplatsil, nagu ikka oleme seda Avastame Eestimaad teinud, aga tegelikult täna on väike erand ju, mitte see, et ranna on mu kõrval. See pole mingi erand, vaid erand on tegelikult see, et avastame võtnud linna haaval. Aga täna tõesti alustame Kärdlast, aga terve Hiiumaa tuleb ette. Mina pean tunnistama, et ma olen esimest korda Kärdlas, üldse Hiiumaal. Aga mis sa arvad, mis siin nagu ees ootab? Ilm on super, ma arvan, et mõnusad rannad, sa oled räägid, sa oled pilte saatnud. Tuletornid kõrgus, no nipet-näpet. Kindlasti saab merre minna, kastma ja sõbralikud kohalikud. Rästikud, puugid. Ära sellist halba juttu räägi. Ja tõesti, kohe keskplatsil tuled, ilus jääb silma, Hiiumaa vallavalitsus. Seal ilusti sellised väiksed purskkaevud nirisemas, mina kastan pea ära. Aga lihtsalt enne ei veel jutt pooleli, sina oled meil juba praegu kohalik või? Mitmes kord on Hiiumaal? Oi tead, 4. kord. Ma olen siin 3 korda käinud suvitamas. Tegelikult käisin juba üle eile siin. Kohalik giid, kohalik elanne. Eile nüüd tagasi. Aga tegelikult mis veel jääb mulje hästi mõnus puhas on vaata praegu siin suvel. Päike tõesti arvatavasti annab sellele lisaväärtust ka. Aga jälle hästi kompaktne, laps naudib, paneb rattad üle, ei pane. Mina kastan veidi pead jälle. Sa saaksid käsi ka pesta. Saaks kõike. Jäätise putka ilusti näha. Et minu esmamulje on see, et hästi kompaktselt, hästi palju asju ja selline tore tunne tuleb sisse, et nagu ilus, puhas Eesti kohake. Mis siin on? Vallavalitsus, pank, pood, kaubamaja ja seal on see Mamma Mia, see toidukoht, pitsa. Oi, siin on korralik toidukohti. Et ühesõnaga, kui tervet Hiiumaad avastada, juba sellega läheb aega, aga Kärdlas ka on juba omaette tegemist, nii et võtame järjest ette ja vaatame, mis leidub. Täitsa oled nagu mugavusreisil, istud, mõtlen, tuled keskplatsile, ranna ostab jäätist, päike võtab, mis neil on viga, ma saan aru küll, miks saare peale puhkama tullakse siin suvel, et tõesti väga mõnus. Meil on täna pühapäev ka lihtsalt teile infoks ja mis mulle meeldibki pühapäev puhul praegu Hiiumaal on see, et tegelikult liigub vähe rahvast, väga vähe autos, inimesi pigem vähe. Nonii, kui ta on? No ma ei tea, ma maksin 4 euri, 4 skuupi on siin siis sama suur kui mu rusikas. Aga maitseb hästi. Maitseb nagu jäätis ikka. Ma arvan, et ma oleks saanud lihtsalt minna poodi ja võtta sealt selle suure topsi. Ma mäletan, et Itaalias sõid sama jäätist, kuidas seal maitses, mäletan. Super hea oli Itaalias. Ja oli rohkem valikut ka. Kultuuri kui palju, liigud siis natuke edasi jäätise putkast, juba on siin puidust ümbritsetud ala ja Hiiumaa toit otse talust, et loomasõpradel ilus pilt, jäneseke läheb lihaks. Aga ei, elu on selline. Kas see on ka kohalikust talust? Ma ei tea, aga hea, mis see näitus oli, siis lihtne loogiline Hiiumaa kohalik toit on värvi täis ja maitseb suve sooja. Nii et see on tore tutvustus, kes soovib Hiiumaalt siis kohalikku toitu osta. Kuna meil on natuke veel siin tegevust tulemas, siis mõtlesin, et lähme Coopi, võtame natukene söögipoolist. Jah, mina muretsen joogipoolise poolest, nii et lähme. No nii, võtsime natuke head ja paremat ja lähme liigumegi järgmisesse kohta. Väga mõnus.
kui külla tuled, siis on viisaks alati infotahvel üle vaadata. Mis meil kohe silma jääb, Comedy Estonia suvetuur jõuab ka Kärdlasse 9.–10. juuli. Aga tuleb Kimmo Põhjalonen soolo. Pohjonen. Kes see on? No, Jaani Kross. Vaata, kus paneb. Soome mees käed, kuradi üleval, lööts käes, akordion käes. See on nagu Tintse, Sulo. Aga kõik jah, Kross ütlesid, mis siin veel. Ja alati väga tähtis on ka sellised asjad, et elu käib, tööd tehakse ja teenitakse raha. Kaevude pesu ja hooldus. Minu ikka parim mälestus on, kui kuskil me käisime, Karksi nuiasekki oli, et müüa piiritust, eetrit. Et ka sellised kuulutusi on vahepeal tore näha. Aga siin on ikkagi veel mõned vanad jäänud. Jaanipäev meil juba möödas. Jaaniõhtu möödas. Siin juba läheb topet mõni asi. Korralikult. Nii, tulid natuke siit edasi ja väga tore hoov tegelikult. Ei pane üldse tähele, et siin on mingi selline kultuurikeskus midagi. Et ma mõtlesin, et kellegi erainimese hoov. Aga tõesti korda tehtud, pingil saab istuda nagu pargi ääres. Aga mis mulle kohe silme ei tegelikult on avalik internetipunkt. Et noh, see plaat on siin küll omast ajast jäänud, enam vist sellist pulli ei ole. Aga siiamaani võib-olla, kelle kodus interneti pole, saab siia tulla kohale, internetimaksed ära teha ja edasi. Ma arvan vähemalt, et kõigil ole sinna Hiiumaal mingit arvutit ja interneti, näiteks vana inimest. Ja leviga võib ka probleem olla, see ei tea kunagi. Ja samuti jääb ka linna raamatukogu siia, nii et ühes kohas jällegi väga palju erinevaid hooneid. Et kui teil on liiga kuum, siis tulge siia endisesse pritsumajja ja võtke endale jahutav drink. Palavilm väljas, aga ega ei ole pikka teed, me oleme ikkagi Hiiumaal. Ja siin on selline tore asi nagu Arteesia kaev. Surveline põhjavesi kogu aeg jookseb. See on minu esimene emotsioon siis survelise põhjaveega. Peaks olema väga mineraalirikas. Hiiumaa terviseks. Hiiumaa terviseks. Tõeliselt värske. Ei ole mingit kloori maitselist asja. Kõik, mida ma tunnen, on selles nagu see torosed raua maitse. Mina võtan ühe veel. Ja tegelikult enne meid käis siin naine täitmas 2-5 liitrise kankuga endale vett, nii et kohalik kaup on väga kuum kaup siin ikkagi. Huvitav fakt veel. Kärdla asus kunagi 455 miljonit aastat tagasi hoopis teises kohas, vaata. Meil oli üks suur saar peaaegu maakera ja kukkus suur meteoriit siia Kärdla alale. 8000 tugevune Hiroshima pomm põhimõtteliselt, mis lasti omal ajal tuumapommiga siis Jaapanile. Nii tugev pauk oli siin, et paeplaadid läksidki siin maa sees viltu, tekkis surveline põhjavesi ja niimoodi saadki nautida seda maitset vett. Nii et väike ajalootund meil siin sõpradele. Oled ikka oma uurimise enne ära teinud. No? Esimest kord Hiiumaal, siis peab muljet avaldama siin. Aga meie liigume edasi. Nautiga. Nagu näha, siis see koht on väga populaarne. Siin juba inimesed tulevad, 3 autot tulid siin juba. Võtavad siin need suured veekanistrid ja lihtsalt täidavad neid ja viivad koju ja joovad maagilist põhjavett. Jah, liigume. Minu point on lihtsalt veidi selles, et suht kindlalt, kui sealt tuleb see vesi, siis tuleb ka nendel kodus sama vesi. Ja, nagu ma ei tea, kas siin on veid siis mingi... Hakka merest võtma seda vett. Või lihtsalt sellepärast, et see on nagu mineraalidega vaata. Äkki siin on rohkem jah, kodus seda... Tea, äkki ei ole kaevu mõnel reaalselt kodus sellest pärast, et ammusest ajast on ka harjutud seal käima. Ei, no ongi, tahad mineraalvett, sul on kuradi actual mineraalvesi siin olemas, sa saad kasuta seda. Jõudsime siia rannapargu juurde ja nägime siin külakiiku ja kui sa ikka külakiiku näed, siis tuleb sellega teha üks korralik kiik. Tuleb peale. Ega esimest kord. Lükka. Nagu ta on siis? Tuleb lapsepõlv meelde? Muidugi. Suusahüppe MM-iks valmistumine. Päris kõrge juba. Või noh, enda vaade. Kuule, ma ei taha enam. No. Ta ei julge maha tulla. Ja mõnus kiik tehtud, aga kohe jääb silma ka see, et tegelikult saab ujumas käia.
kõidid annab palju, kuni sügavaks läheb, aga tegelikult inimesi näeb järjest sulpsamas. Rannapaargu 50 aastat peaaegu koha peal on, kui õigesti aru saan, niimoodi oli internetis kirjas, ainukene restoran Hiiumaal, mis on aastaringselt lahti iga päev, et siia Kärdla juurde kindlasti peab siia tulema. Ja kohalikud on rääkinud, et kutsu seda kohta Rannakaks. Läheme Rannakasse. Ja tegelikult üks õige pidu siin on ikka niimoodi, et väiksed kähmlused ka käivad ikka kohalike ja teiste vahel. Meie lähme ikkagi viisakalt sisse ja võtame need lastepraed, mida nii väga tahame juba maitsta. Meie siin Sandriga võtsime krõbedad kanatiivad friikatega. See oli siis laste menüüs ja võtsime selle pärast, et tuletada meelde lapsepõlve. Anna on siin ikkagi käinud või teisi taadrid siis. Sellega poolest kõht on natuke tühi. Enne esimest ampsu tahan öelda, et vaade on küll suurepärane. Mere ääres päike paistab hästi ehitatud tegelikult toone loojangusse. Friikad olid küll siis teised, ma arvan. Isegi friikad on krõbedad. Väga mõnus ju. Väga hea. Väga mõnus. Kanas ka tükika. Laste praest midagi muud ei tahagi. Alati kas viinel friikatega või kana friikatega ja oledki rahul. Ühesõnaga maitseb hästi. Jah, väga hea. Super. Ranna nagu rahaposta meil on, ei arvet maksma. Tegelikult väga mõnus asukoht, tõesti mulle meeldib, et merekohinat on kuulda. Samal ajal sööd, mis lihtsalt siin oli, et operaator on lapsepõlves käinud, Ranna on käinud ka siin lapsena, et siis tulid sellist nostalgia tunnet saama, koht kindlasti palju muutunud, aga mingi õng sai ikkagi kätte siit. Ja tundub, et enam vist keegi vastu vahtimist ei saa. Enam vist vastu vahtimist ei saa, sest tegelikult lihtsalt huvitav fakt on see, et siia sõites me kuulasime Vikerraadiot, siis 2 kohalikku naist, ema ja tütar rääkisid siin Hiiumaa elust ja siis see tütar rääkis väga selgelt, kuidas siin rannapraagus olid hullud pralled lihtsalt ja seal ikka külapoisid omavahel õhtuti panid rusikad käiku. Nii, arve tasutud. Ütlen niimoodi, et käime Kärdla sadamast veel läbi, vaatame seal kohalikud kalamehed üle ja siis liigume juba edasi. Davai. Oleme jõudnud ilusti Kärdla sadama juurde. Siit kindlasti mingid kommertssõidud lähevad, aga raha on erainimestel siis kollektsioone, on kaatreid, on purjekaid, on regatte, siin nimi Kristiina, pühendused sellele härrale või praual, kes seda omab. Ja tegelikult väga mõnus alaka, vaata, siit tuled rahulikult sisse ja naudid. Suvel ju perfektne. Millal Ranno sina enda esimese ostad? Ja siis, kui need YouTube'i reklaamirahad tulevad üle. Oleks aeg YouTube meie $8 ära saata. Silma jääb minu tegelikult kaater taamal. Must kiirpaat. See on nagu midagi GTA-st. Seal on nagu kiired vihased filmitud, seal autoga sõits Paul Walkeri sisse. Ei, see on nagu see Bondi film. Jah, see on ka, ta on juba kõva. Vaatame üle. Jõudsime sellele kaatrile lähemale, Svenssonid on kohal, Rootsi lipp ilusti lehvis. Eks Hiiumaa ongi selline rootsilik ka, need värvilised majad ja sadama külakesed. Aga Rannal just karp lahti sellest. See on ikka räige uhkena. Päris sissi hakka ronima, peremeest või perenaist pole peal, aga eesruumis oli näha ikka sellist luksuslikku sisetööd nagu puidust ilusti, kõik läikis vastu. Paneme edasi. Paneme edasi. Durch die Straße ziehen und Tag für Tag immer nur die gleichen Lieder singen. Ray-Berry ist am Start, Rolex ist am Arm und ein Gruß geht raus in den Senegal. Oleme suundumas Kaibaldi liivikusse, kuskil 200 meetrit sinna, oleme kohal. Ja sealt tuleb meile selline unikaalne vaade, mida sa väga Eestis ei näegi. Ma arvan, et Eestis ei näegi, võib-olla mingi tehislik karjäär natuke kuski meenutab, aga see peaks olema ikkagi öelda, ütleme eesti keeli liivakõrb muidugi. Et lähen vaatame üle kõrbesse. No nii, kus me oleme siis? Kaibaldi liivakus ja te vist küsisite ka, et kuidas see tekkis. Kuidas see tekkis, jah? Lugesin just, et vist teise maailmasõja ajal oli siin metsapõleng ja siis hiljem oli see tankide harjutusväljak. Siia annab ikka tanke tuua saare peal. Kuskil 12 hektarit, jah. Väga päris lähe. Mina nagu võib-olla mere ääres näen sellist randa, aga
siin ikkagi saare peal nagu metsa sees, see asi on veel metsa sees, see on nagu see eriline. Ja ongi lihtsalt liiv. Mis asi seal on maha jäänud siia? Lähme uurime välja või? Seda ma kaugelt nägin, juba vaikselt oaasid hakkavad tekkima, tunduvad nagu, mul tundus purskkaev, et vettak saab siin. Ja ka kõva koht, kuhu ATV-ga tulla rallima, siin on mõned jäljad näha ka. Kas siin mitte see Burning Mani festivali toimub? Seda ongi tea. Aga mis on vaikus. Oh. Ülimõnus vaikus. Ainult parmu lendamise sound on. Aga siia soovitan küll tulla, väga rahul. Oota, see on tõesti mingi lõkke, ma ei pea tähelegi. Lähme vaatame üle. Nagu saigi öeldud enne, Burning Mani festival toimus siin. Aga ma ei tea, kas siin üldse nagu tuld võib teha või? Kurat, siin tundub nii kuiv, et mina ei julgeks panna. No liiv on ümber. Liiv on ümber, ei saad sügalkahti ja tead, mis on veel tohutud ilusti kivid. Aga see tundub, ma ei taha siin liiale minna. See on nagu mingi ohverdus see, vaata. Siia seod kinni inimese ja või siis mingi asja. Ja... Need olid mingi seinatoetusid. Aga päris mõnus, oled siin kohalik, ütled sõpradele, kuule, ma tean ühte kohta. Ja siis tuled tood siia ja naudid. 2 külma õlli, võib-olla 3 lõke ja ma arvan, mis siin on võlu, on tähis taevas, sest valgusreostus on peaaegu minimaalne. Ja ma arvan, et siin saab väga hea tähis taevast näha õisti. Mõnus. Aga mega vaikne. Väga vaikne. Saime selle koha siis siin ära vaadatud ja mis mulle eriti meeldis on see, et see on väga vaikne. See kaja oli päris hea. Ma kuulsin lause enda kõrvakuminat, et see oli nii vaikne. Et ei pea minema sinna maailma, sinna vaiksemasse ruumi, kus sa kuuled enda veresoonte põksumist. Aga mis minul linnuke kirjas kõrbes käidud, ma ei tea, järgmine samm on Sahara kõrb, ega muud ei tahagi. Siin sai mingi maigu suu. Tšau siis. 5, 4, 3, 2, 1, go! Fast, sharp right. Fast, sharp right. Sharp right. Sharp right. Listen. Sammy, you have to listen to my call, Sammy. Please, I beg you. Fast, medium right. You have to turn the triple caution. Triple caution, stay center. Triple caution, stay center. No, tagasi. Uus asukoht, aga sama vaikus. Sa panid ukse kinni ja seda liiva lendas lihtsalt. Natuke randa kaasa, liivakõrbe. Vaata. Hiiumaa elu. Autopesulesse on vaja minna. No mis vesi on? Karboniseeritud joogivesi Coop. Kõige odavam. Ei olegi Saaremaa vesi. Oleme Hiiumaal ikkagi, austame. Pane pese mind. Ma tahtsingi, jah. No kurat, keegi oli pettust teinud.
järgmine asukoht Hiiumaal, väga põnev, nagu mina pole midagi sellist varem näinud, Ristimägi. Lugusi on siin väga palju erinevaid. Üks lugu on näiteks selline, et olevat siis kunagi 2 pulmarongi kokku saanud, sõitnud, õnnetu juhus. Ühel suli ära peigmees, teisel pruut. Aga samas leiti kohe lahendus, ellu jäänud peigmees võttis ellu jäänud pruudi ja abiellusid kohe koha peal. Nii et õnnelik lõpp igatepidi. Rannol on järgmine lugu näiteks. See on lihtsalt oletus tegelikult, et need ristid on siis lahkunud rootslaste mälestuseks. Ja tegelikult oli 3. ka, et kui oled esimest korda Hiiumaal siin külas, et siis hea õnne jaoks teed endale siia risti. Nii, mina olen esimest korda, mina tahaks küll head õnne siin saare peal, aga enne kui hakkame enda risti tegema, tegelikult siin on väga palju huvitavat vaadata. Soovin mina palju õnne Randole ja Ellenile. 21 eelmine suvi on siis abiellunud, nagu aru saan. Palju õnne edu teile, aga samas on siin käinud ka põhjanaabrid Soomest. BMW MC Club Finland 2009. MC BMW, tervitused ka teile. Meie hakkame meisterdama ühte korralikku risti. Ma arvan, et päris konkurentsi ei pakku siin täna kõige suurematele, aga miski saab valmis kindlasti. Meisterdama. Pädeb suurepäraselt. Head õnne mulle, loodame, et ka Ranno saab selle õnne. Tehtud. No, kuidas tegid? Mina ei näinud. Kus sinu oma on? Tehta nii oma peal. No näita oma meisterdust. Väike, aga sobib. Nagu X. Jah, märgib kohta. Aga siin on käidud ka käsitööd tegemas. Siin pleki kuningad on ka kohal. Mõtle, et sul on tööõpetuse tund ja teete risti endale. Aste 75. Aste 75. Siin ei taha ristide peale astuda. Alga on. Ja ma ütlen, et kui sul üldse loomingulist annet pole, tahad risti teha, siis siin on see seltskond hästi teinud. 2 suurt palki üksteise peale korras. Ma arvan, et see kukkuski lihtsalt see kukkus niimoodi. Sinu rist või? 2 tükki. Arvatakse, et aastast 1781 hakati siia neid riste siis asetama. See ongi tegelikult huvitav, et nagu tuled siia ja inimesed panevad siia riste maha, et saada head õnne. Et see ei ole nagu mingi surnuaed lihtsalt. Oleme siin Luidja lahe juures, Luidja rand. Nagu tõeline erarandaks meile kõigile 3 jäetud. Väga mõnus. Esimene emotsioon on selline, et selline adrulõhn on selline vetika lõhn, aga vesi on nii rahulik, päike loojub sügavalt ja kui juba kauges näete, siis üks mees naudib. No kuida on? Väga soe. Ja ma olen ise ka käisin eelmine aasta siin korra ja armusin ära kohe. Mõnus vesi või? Aga no siin on see miinus, et kaua peab kõndima põhimõtteliselt. Tead, see ei ole miinus. Nii mõnus liivane põhivaat, ei ole mingi kive täis kohe. Väga mõnus. Aga nii need rännusellid lähevad. Teeme tuuri. Rannole siis Imperial Kvass, mõnus kali, autosoe. Palun. Tänud. Ja minule siis kohalik Hiiu õllekoda Kassari eripruul. Õllesõpradele veel infoks, et on 6 volli, 330 ja jänuõlut veiks ju vette. Joo jahutatult. Meil on autosoe. Oba! Autosoe. Lipan ära. Vaatame siis, kes teab, see teab. Nagu Lennartile meeldib öelda, Kassari eripruul, 6 volli, esimene emotsioon. Väga mõnus. Läheb tõesti januselt alla. Selline humalast viskab, mis on väga mõnus. Ei ole vesine õlle. Soovitan. Hiiu õllekoda, hea õlle tehtud. Seal on midagi nagu kangemat. Ja osatakse teha. Kuule, aga terviseks. Hiiumaa terviseks ja mis elul on nii viga? Istud matkatoolis, sõbraga jood oma lemmik märjukest ja päike loojub ilusa mere peale. Nautiga Eestimaa saari. Ja see oli Luidja rand, mina ütlen ausalt Ranno poolt üks paremaid soovitus elus üldse, sest see vaade täna, mina pole sellist asja elus kogenud.
et sa lähed merele niimoodi kaugusesse, et päike pimestab sind ja sa ei saa aru, kus see piir on, et horisont on kõik lihtsalt ühtlane, taevas ja meri on täpselt ühel lainel. Lähme laulma. Nii oleme siin Tahkuna kaitserajatiste juures. Ega täpselt ei saagi aru, kus kohas nüüd. Siin on neid hästi palju. Ühesõnaga Hiiumaal on öösaabun ja lähme kõige paremal ajal uurima teise maailmasõja eelset punkrit. Sääski on meeletult. Sääski on meeletult. Mina võtan kaasa Toki. Ma olen keskel siis. Ja, sina keskel. Anno eest astunud. Nii, see on siis sissepääs. Raudne see on huvitav. Vaat siia. Paned relva välja ja põmadki. Huvitav, mis asi see on siuke siis? Ei no, esimene turvakontroll. Tervist. Ja võib olla, jah. Võiks võtta. Päris jahe on minu esimene emotsioon tegelikult, et tule järgi. Oi, siin on päris palju ruumi. Hästi niiske, vaata üleval on kõik neid. Rõske ja See on ühendatud, jah? See on nagu WC-s. Mõtlen sama. Nagu pesuruum juba meil siin. Jah, siin on nagu kabiinid, siin nagu torud ka jooksevad, vaata. Ja siis on pankpeelid. Mis asja? Näe, ongi voodid täitsa olemas. Prooge madrats ja nautige Hiiumaal. Ossa poiss. Ma annan sinu kätte, sul on ka nagu... See on nagu allveelaeva punkti. Aga näita jah, seda pankpeeli päris huvitav. Noh, kes me siis peale ronime. Aga vaadake, metallist osad ja mingi puit või? Puit. Madrats peal ja ongi kogu lugu vist. Jah. Päris huvitav. Ega ära ei tohi eksida raisk, jah? See on esimene eesmärk. Mõne mõõd. Tohi ära eksida. Üllatavad suur on tegelikult, mis ma tahan öelda. Väljast tundus väikse. Tõesti suur. Ma kujutan ette, et ega sõja ajal oli see sama niiske, sest inimesed olid kõik sees. No see vist pimestab sind, see on halb. Ei ole väga olnud. Vaadake seda aste. Aga siin on aste. Sai. Siin ka aste. Siin ka aste. Ega ei oskagi nagu midagi kommenteerida. Ei ole selline punkri ekspert. See on. Kujuta ette, mis see ruumis on. Aga nahkhiiri ei ole ja linde ei ole. Huvitav, mis see võiks näiteks olla? Ja, aga see on lihtne, see on pesumasin teisest maailmasõjast, kes veel ei tea. Nüüd keegi lööb mu mättasse kohe. Aga küttesüsteem, ütlen praegu tuima peaga. Võib olla mingi küttesüsteem. Põhjus järgnev. Siin jooksevad mingid torud. Siin on ka mingi kaadervärk, just äkki moona võitisime. Võib täiesti võssa või panna.
aga no loogiliselt võttes mõtle. Davai, ma arvan, et aitab. Kalad ka sulkusu tegemas. Kokred, kohalikud. Mulle kohe. Oota, ma korra vaatan siin. Nägemist randa. Sikke üksik tühi ruum. Oli tühi ruum. See oli mu kivi. Esimene tekst on sellest üldse, et lõhkist ei loe, siis midagi veel. Ui, siin on sooja. Siin on palju sooja. Siin on tunduvalt sooja. See on see sama. Ootagi, mis see siin on? Vaata, siin on ka kaadervek. Vaata, ma kutsusin teid enne tagasi siit. Jah, see ongi see. Okei, see ongi põlgus valmis. Ja see on see panteeri ruum. Siit olid juhtmed. Korralikult säilid siin vajatis. Aga oota, näita korra valgust. Noh, siiber kinni ja lahti ja. Mingi küttesüsteem, Nüüd käivitame maailmasõja aegse süsteem. Ei liigu midagi. Hakkasid kartma üksi, jah? Ma lähen. Ja me vaatame teisi räätsi ka. Vaatame teisi. 3 ei ole midagi nii jube. Nii, mis aasta praegu on 2022? Jah. Kui aastaga 2022 me saame 50 000 subscriberit. Ma ei tee nalja, 50 000 subscriberit. Me Rannoga oleme siin 24 tundi. Ja nii ongi. Nii, ega rajatisi siin ümber metsa jagub tegelikult. Sõitsime mööda teed ja leidsime sellise torni. Ja läheb teekond keldrisse. Ei lähe. Torni ülesse. Vaatame, mis siin toimub. Ussa, kurva. Hästi suur näitus on seal läbi, vaata näitus. Ussa on. Siin on nüüd. Lähme vaatame, uurimaad. Sääsed söövad niimoodi näost. Hullumeelne. Siin ei tea lihtsalt, kui mitme inimesega sa saad minna. No aasta korraga. Ei, no lähme üks trepp korraga. Vaata üles, ilusti. Okei. Lahti roostet on väiksed. Jah. Head contenti jaoks on lahe riskida, aga... On liiga lahti? No on liiga vana selle jaoks. Ta on liiga... No siin saaks 100% üles jõuda turvaliselt, aga ma rikkus. Me peame otsustama, kas me läheme üles või ei lähe. Ei, ma küsingi, et kas tuleb. No, lase mõelda, palun. Tohi. Siit saab ikka rahulikult üles. See on kindlam, kui Eiffeli torni liikunud kinetab. Vaatame kätte. Siit on vist raske. Päris siuke sketši. Esimene rahvast kokku. Kurat, äge oleks selleks seda ära vaadata. No vaatame, ma proovin. Ma katsun siit üksi minna. Kurat, päris siuke. Sportlase võtta. Siin on mingid ruumid ja asjad. Siin on õnneks see. Saad kinni võtta. Ma ei riski. Niimoodi. Viimane vist ei ole väga kindel. Ära see, mis betooni siis on. No, teed see. Mis ruumid meil siin on? Ma olen ees siis. See on nüüd puidust põrand. Ma siis ei ole mõtet siia väga minna. Keks jah.
Marko Kert, Tallinna Maffia, siin igast tüübid. Korralik vaatetorn, siit piilud lihtsalt ja saad niimoodi infot. Proovi hiilida sinna. Märkamatuks jääda. Meil on üle 2 veel. Juba nii kõrgel olema. Muidugi, siin on juba astmeid puudu natuke. Siin on juba katki. Ta on tegelikult. Ta tundub juba raske. Siin on puitpõrandu. Ei. Ta ma vaatan. Tuleb hoia suur. Ei, võtke. Aga see on seega see midagi erist üle. Pigem alla tunnelites kõrguses nagu. See ei ole midagi nii erilist. Tõenäoliselt mina näiteks nagu tuletornaga militaarse. Turvalistesse kohtadesse, et maa-alus on need tunnelid ka veidi nagu paremad. Näega siit alla annab pukerda tegelikult ennast nüüd. Nii, see on siis maa-alune, jah? See on siis maa-alune. Meenutab seda eelmist punktit natuke. Vaadake neid limuskeid, näitjaid. Pane see käsi kõrvale. Panen sõrme, mul on päris väike käsi. No ikka suured, jah. Näed mingid Elukid on. Posatskid. Ärge muretsige, roostanite veri. Aga näe, vale vend tuleb sisse. Bronni torus kuradi kuul pähen. Jalgeeltega vaatamas. Ja meenutab suht sama tada, mis me enne tegime. Aga näe, siin on nagu värskemad jäljed. Näe mingid välja pudelit kui polg. Vaata, mis jahedateks kohe. Niiskeks ja rõskeks. Tu porg meil siin maas. No mingi tühiruum. 2 tühja ruumi. Tühiruum. Mingi madrats ära mäda. See tundub äkki isegi nagu mingi... Vanglakongi. Kas siis vangla? Haigla äkki. Vaata, kas vanglakong, bossiruum või siis mingi, jah. Laatsavärk, vaata. Ja siuke full metallist. See tundub ikkagi luksus mõnes võttes maale. Tuvi sitta täis. Sa oled, mis ta on siin? Number 1. Numero 1. Urr. Võtan tähe. Toist Maltšitš. Ja täpselt peale näita. Aha. Tühiruum. Vaatan paremini siis. Koksud. Need ei ole jalga kõndida. Mingi operaatori ruum. Montaažikluba. Vaatame korra siia ka. Väga suur ruumist. Tilgu. Aga see on nagu tühja. Siis saad narid nagu alla lasta või mingid voodid jälle. Andis ikka magada siin, ma arvan. See oli ka sama suur lihtsalt. Siin on mingi aknast. Aga näeb, see on küll vannitu panna. Peselis plaat on maas, need. Õhk läbi käiks ventilatsioon. Ja siin dušivoolikud jookseks. Ilusti. Mereveega. Näe ilusti äravool olemas. See on mingi meremehe kaabu. Rauast. Jah. Näe, käterätikud hoidma siia ja tuleb pessu. Üsna väike bunker tegelikult. Ta on tegelikult suur ikka, aga võrreldes eelmisega. Ja võib-olla saame ühe rajatise veel teieni tuua. Lähme kaeme üle. Kurat, lõin pea ära. Lõin pea ära. Müts peas. Ongi hea, müts on peas. Tuleme teiselt poolt välja. Kus on vana pime väljas juba on, vaata. Siin on mingid kotid, liivakotid või? Tsemendikott nagu. Siin kaitseväe rajatiste ajal Tahkuna rannapatarei, tervitused kõikidele patareipoistele Eesti kaitseväes. 180 mm olid siin ja siis baaside lepingu mõjul tuli siia Punaarmee ja pani need püsti. Kõige tähtsamad infot siis laskekaugus 37 kilomeetrit, laskemoon oli 408 mürsku,
aga juba 1941. aasta oktoobris valgusid suurtükiplokid vett täis ja on seda tänaseni. 1950 lõigati jupid maha ja vanarauaks siis suured torud eest. Selleks nad sobisidki. Vanarauaks sobisid väga hästi, et jumal tänatud, et siit ei hakanud mingit suurt sõjavärki tegema. Aga no siin on näha ikkagi korralikud jurakad. Ja see on selline võib-olla sõjafilmi fännidele või arvutimängi Call of Duty's näha, et sellised korralikud torud püsti. Aga meie vaatame viimast tunnelit, see on selline tunnelis, isegi Ranno on seal lähedal käinud või? Aga sisse ei läinud, räägi, mis seal oli? Kas see on nagu Stairway to Hell või? Jaa, see on täielik pimedus lihtsalt, sa näed 3 meetrit edasi päevasel ajal. Lähme vaatame üle! Kui sisse kõndin. Oh, sõpp poiss. See suur ämblik vaatas täna õhtusööki. Jumal. Ja vaata kõrvale. Järgmine poiss. Tulge Hiiumaale. Risti ämblik äkki või? Normaalsed kaevikud siin tehtud. Noh, kaevikud. Ei ole liivast ja liivakottidest. Toonid ja kivid ja siiamaani püsivad. Saab nagu sõjavärki teha küll, jah. Huvitav, et niimoodi on alles jäetud. Täitsa metsa sees. Noh, oled tasa? Oled tasa? Noh, pane valgust siia. Ainuke, mis mulle meeldib, ongi need, et need trellid on siin alles. Welcome to my crib. Nii, Rannal on ilus laul ajal, ma laulan ette ja sa tuled tagant siis. Ma tahan näha seda, kui kaugele see läheb. Hello darkness, my old friend. Väga jah. Aga vaata, kui kitsas, mõtlen kohe ära, kellel on klaustrofoobiaga, siis väga ei soovita. Ei, siia ei soovita, jah. Aga näe, mis nad siis tegid, need kodukaitsed. See on aus, jah. See on väga mõnus. Võidu ju vajud läbi ka. Vaata, kui vesine ala, hästi Väga vesine. vesine. See kaja ei meeldi üldse mulle. Ei, mulle ka ei meeldi. Mis minule meenutab see natuke kaitsevast truubi ületust või seda? Ja pimedas lähed. Nii, aga siit juba läheb pinnas keimaks. Aga videv rääkimine täitsa pettis. Ranna, pane üks ilus laul. Away to misty mountains go, to dungeons deep. Ole siin. Ole siin. To find out Kui nüüd naksutus kuuled, siis seda ei saaks küll kuulda esimest korda lihtsalt. No tegelikult sellistes hirmsates kohtades öeldaksegi, et hakka laulma, et see aitab. Siin on juba igasuguseid asju, seda näe, tegelikult on meile sihtmärk või juhised sisse. Saab siis siit noonega. Näe, püramiidi pudel. Uue versioon. Aga meenutab kuule, siit peab teisest kohast ka välja saama. Seal võivad trellid ees, aga seda vaata ei tea. See on ikka väga pikalt. Väga pikalt. Ma ei kujuta ette, palju siin seda betooni peal on. Oi, see on meile. Nii, vaatame sinna ka. Jah, no valgus mees. Tahad keskel olla? Jah. oi, mees. Jaa. Väga palju tühje ruume. Oi. No tule vaata operaator. Puidustrepp. Väga halb, mis saaks valesti minna. Näite sinna põhja. Mudane juba. Päris karm. Ei lähe sina peale. Ma ei sooviks sinna praegu minna. Džinni joodud siin. Ära sisse kukku.
pead alla minna. ei, selle vette tuleb mingi sein, ega sellest ei tundu midagi. No see ongi mingi kõige aluline ta on veel omakorda varjendile. Jah. See on mingi väga lõgane. No see on ikka uskumatult sügav. Väga. Vaata, kui jahemil juba siin on. Siin on mingi suuremad augud. All ongi nagu veel üks korus, jah. Ma ei tea, kas sa saad siit midagi kätte lihtsalt. Aga lähe vaatame teise poole kilesid. Jah. Nagu tead talupoegade ajal lossi sisse suur auk ja... Olidki augud lihtsalt. Sellepärast tal oligi see redel, keegi pidi tühjendama seda teed. Kus sa kurat vaatad? Ärge pead ära lööd. See on lift nagu veel. No see alumine korus. Mõne ees. Ülevad jälle midagi. Mõne lagi kõik rauast, ega puid siin vastu ei peagi. Et lihtsalt, kes tulete lavastama seda, vaadake nende autode ette, neid auke. Teisel tasandil on neid auke palju. Ja pikad poisid ei tüdrukud. Aga tore, et kodutütred siin tulid. Ja. Tubli. Ei, siin oli veel neid noorkotkad vist. Ja kõik kaitseliitlased siin kaitse on. Aga noh, mis meil siin on? Siin tuleb välja kõik Kaido. Avo, Eller. 1971. Käisid siin. Võibolla keegi... 10. mai. No. 72. Nii ammu. See võis olla isegi see, et äkki pidi aega teenima Vene sõjaväes sellel ajal. No näiteks või. Ei tea, täiesti suvalt vaata. Avo Eller. 86 kuni 73. Mis siis? Teenis aega. Vastu pidi nagu. Aga kuidas? Äkki mingi rügami? Ei huvitav lihtsalt. Aga nii ta on siin. Mis selle kõige ägedam osa on see pikk tunnel ja kumise väel, see kaja väel. Et tõeliselt pikalt läheb see tunnel. Siit me tulime ja... Siit me oleme... mis ta on siin? Mask? Ei, saada. Teiselt poolt peab ka minema, sealt ei pruugi välja saada. Näed, priidid läksid uduseks, nii kuum on väljas. Keegi nagu oleks sees ju. Eo! Lego. Niimoodi me siin vanade sõjaväe hoonete juures olime. Täitsa lõbus avastamine öösel omaette. Lõpetame selle ilusa vaatega rannal, et saaks ikkagi süda rahul. Tuleks hea uni. Oleks siuke ilus lõpetus. Aga ega meie poolt rohkem sõnu ei olegi väga. Me läheme magama ja näeme juba ööbimiskohas, kus hommikud sööme nii, et naudime. Juba. Vaata seda roosat. Nii ilus. Oi, see on mega ilus. Pole ammu neid. Ja lõpetame siis ilusa vaatega. Ja. Tere hommikust! Oleme siin Palade retrovisiidis ja mõtlesime, et näitame teile, milline siis see koht oli. Meie õõbimiskoht. Ranna võttis spetsiaalselt 7 inimesele ja maksis üle 70 € natuti, nii et väga hea diil isegi 3 inimesele viimasel hetkel võtta. Kõigepealt siin koridor, ilus mõnus, aga kui sisse tuled siia tuppa, siis kohe suur köögtuba, laud, toolid, kõik olemas, külgkapp, nõud. Väike taarahunik meil siin, ustlerid sai joodud ja limonaadi. Rannas on köögiekspert. Jah, köögis on meil kõiki olemas, 30 000 taldrikku umbes, potid, pannid, pliidid, potid, tassid ja siit saad, ma ei tea, kohvistaffi teha, vett keeta, röstida
panna asjad külma. Pliit on ka muidugi. Meil on siin cayennepiparid ka. Ja siis vist see retro selline pliit. Mina ei tea, mis selle täpne nimetus on, nii et ärge heitiga. Muidugi seda ahju ka. Suvel peame kütma. Mina ise magasin siin diivanil, panin teleka käima, vaatasin filmi, nautisin. Niimoodi tuleb kõige paar muni, ehk siis juba üks magamiskoht sein. Tegelikult köögis on ka korralik diivan, saab seal ka magatud, kui tahad. Siis on meil siin tavaline vets, kus sa saad isegi pesuga pesta. Mina kui diivan ekspert ütlen, et siin on 3. diivan juba. Aga see on tähtis diivan sellepärast, et siin on saunaruum. Väga mõnus, tuled kohale, lükkad käima. Saad nautida, leili visata. Kohe siin lähedal mõnus pesunurk, ruum, kõik särgid, värgid. Ise jõudsime nii hilja kohale, et me sauna ei teinud. Aga muidu on ka siin veel ühine selline õue ala. Grill väljas ma vaatan. Ja isegi 2 grilli nagu oleks. See on nagu koduõul, et see on ju väga mõnus. Siin saaks head pidu teha. Party. Aga jah, selline ilusad maalid ka, karu tervitab kõiki. Siin on siis üks magamistuba, siin saad kaksikut panna, tead pahandus, saad eraldi magada siin. Ilusti väike toake. Siin on siis master bedroom, kus Ranno ööbis. Ranno magasid siin või? Ei magasin siin. Väikeses. Okei, valik oli suur. Oli see ka kõrval. See oli nunnu. Aga ei, mina ütleks väga mõnus ja sellise hinnaga viimasel hetkel võtta, no super. Ma ei vahetaks praegu millegi vastu. Jah. Soovitame tulla siin võib-olla isegi suurema seltskonnaga ja nautida ühte mõnusat Hiiumaa suvepäeva. Maksad 10 € näkku. Põhimõtteliselt super koht. Aga meil on veel Hiiumaal asju avastada, nii et chop. No nii oleme siin Suuremõisas ja oleme siin Suuremõisa mõisakompleksis. 33 ehitist rajati siia 16. sajandi esimesel poolel ja tegelikult päris korralik ehitis ikkagi siia saare peal. Et see on olnud nii eraomandis kui ka riigi omandis, erinevaid mõisärrasi prauas olnud siin ka korralikult. Et jällegi, meil siin päike terve päev paistab, tegelikult niimoodi on väga mõnus Hiiumaad avastada. Ilus roheline igal pool, linnud laulavad ja täitsa mõnus, et siin tegelikult väga palju etendusi ka käib, et saate korralikult vaadata piletimüügist või piletilevist, et siin ikka tegelikult nädalas suvel korra ikka midagi suht kindlalt toimus on. Muidu siin on siis nüüd ametikool ja vaatasin, et see on siis põhikool ka. No, väga tore, kõik majad kasutusse pannud ja tõesti väga mõnus kohaka. Mõtlesime, et tule näitame teile ka seda mõisaaeda ikkagi. Eelmine kord käisin, ega siin on väga palju asju vaadata. Ja ilus, et kohe hea lillelõhne ja värsked. Ma tahan öelda, et see Suuremõisas siin on korralik. Nagu Ranno ütles kompleks, siin on tõesti väga palju hooneid, mis seal oli vanad, mingid küünid alles, mingid... Siin on ka näha tegelikult vanat müüri veel, vaata, aga tegelikult saad on ka tehtud siia vana müüri täna. Mul natuke meenutab on Tartu botaanikad, nagu ikka. Mõnus vaata, hakkad siit järjest minema. Kuuma ilmaga tuledki. Mõisaomanik ja pink. Siin tulid mõisärad piipu tegema. Käisid siin niimoodi. Arvad, et see koht on siin olnud 400 aastat? Ja, isegi 450. Tulid siia peidus, kui see tõesti hea kohake. Vaatad, punased lehed ka. Suvel ei näegi väga selliseid lehti tegelikult. Oleme Käilasse jõudnud ja võtame väikse snäksi. See oli näge Olereks, väike poeg, ei saanud aruga alguses, kas siin müüakse süüa midagi. Aga väga mõnus kohak, et sööme kõhu täis, siis hakkame Käinat ka veel lähedamalt avastama. No nii. Joo! Näitas püüat, no niimoodi on tore tervitada. Ja, jõudsime Käinasse, käisime poes, võtsime natuke süüa, aga tahtsime teile tegelikult rääkida sellest elamuskeskusest Tuuletorn. Tuuletorn. Mis siin Tuuletornis siis on? Siin on põhimõtteliselt nagu näitus siis, ma ei tea, lastele ja kõikidele, mis räägib Hiiumaast, kõigest. Hiiumaa ajalugu kõik on olemas. Täielik. 5 korrust lihtsalt räägib Hiiumaast. See on väga lahe. Ja lisaks on veel sees Baltimaade kõige kõrgem siseronimisssein. Mina lihtsalt ütlen, mina pole käinud, nagu ikka teate, aga lihtsalt kohe ei silma, kui Käina juurde hakkasid sattuma see hoone kujutis. Kaugelt tundus nagu riiv, nagu hakkaks juustu riiv, et need terased on niimoodi välja lastud. Et väga äge kujundus ja peegeldab, vaata, jumala kohe jääb silma, et mõtlen, mis asi see on. Aga kui kõrge see on? No eks ta peab olema selle ronimisse. Kas 7? 29. Silma järgi.
Tootja jahe. siin ongi see. Siin sa oled roninud. Jah, see on jõhker. 10, 15 ja 25. Ongi 20. See on üle vasakul on 20 siis. 11 rada peaks olema. Aga väga korralik ikka. Mina ei lähe kindlasti ronima, see on kindel. See on suht õudne alguses, jah. Kui kõrgel ära ronist? Sinnani vast. Aga mul väsisid ära käed. Ja mis siin on? Saad kogu aeg siin trossiga ja siis pead karabiini vahetama lihtsalt. Ei, sa ei vaheta midagi. Ei vaheta kordagi. Sa saad alla hüppata ka. Lasi kella tegi ära. Vaata nüüd tuleb äkki alla ägedalt, ei tule. Vaata nüüd äkki tuleb, vaata. Oba. Vaata kui julge tüdruk. Kus subu? Selline. Ühesõnaga, kõigile, kellele ronimine meeldib, võib siia tulla küll. Jaa, väga hea. 20 on siis põhimõtteliselt. Ja üldse väga hea. Siin on kohvik. Saab istuda, väga mõnus koht. Me täna ei hakkagi siin ajalootuuri tegema, põhjused mitmeid. Siseruumis, täna on ilus ilm, naudien pigem. Ja teine põhjus on see, et veel lahedam on ise avastada neid kohti. Nii et lähme kaeme üle. Ja isegi Hiiumaal on võimalik sõita kardiga. Aga täna kahjuks me ei saa seda teha, sest see avatakse alles 2. juuli. Tulime veidi vara, aga sellegi poolest näha oli, et ettevalmistusi tehakse avanguks. Siin juba rajaboss käis läbi, vaatas üle kõik kohad. Et kes suvel Hiiumaale tuleb, soovitame siit ka läbi käia rallisõpradele, et teha on siin ikka nii palju, et jah. No nii, oleme kohas nimega Sääre Tirp ja siit tuleb üks traditsiooniline luts. 2 lutsu. oi! Veel üks. Häälel jah. Kivi häälel ilus. Kama proovid ka või? Ma olen vana ja viskan. Ma võtan niimoodi, et ma võtan tavaliselt sellist kivi, millega keegi teine ei viska. Kes viskaks sellise 2 lutsu ära? Ainult mina. Ole küsimuski. Ma olen erimise kivi viskanud. Aga Sääre Tirp, sul on käe peal statistika, kaua kõndisime sealt parklast? 28 minta, 2,4 kilomeetrit. Väga mõnus palavill. Lihtsalt ütlengi, et võib-olla kes perega tahab tulla, et arvestage, et väikeste lastega vaata kehv kivi, seal eriti käruga ärge tulge, et keegi üritas seal käruga vist tulla. Siin mugav, väga mugav on kõndida, aga lihtsalt jah, et arvesta. Aga kes on, kui oleks plätud jalas, kivine rand mulle väga jala tallal ei sobi. Plätud jalas tegelikult saaks ikka korralikult minna, nii madal. Ma ei tea, Säärene heal juhul on see vesi seal, kus lind on seal ilusti olemas. Aga jällegi, minul jälle linnuke kirjas Hiiumaal Sääre Tirp tehtud ja see on väga šef koht. Ja jällegi vaikus. Aga tasus tulla ikka. Ei tasus, see kõnnik, see ei ole mingi jalutuskäik. Ega vahepeal tundus küll, et see on lõpmatu, et jääb kõndima. Aga see on jällegi väga vahva koht. Mind imestabki, et see pole ikka veel vee alla mattunud ka. Et korra võib-olla mattub mingi kui kõrge muu, aga kui jälle vesi madalam on ilusti näha, et väga mõnus kohake. Super. No härrad, kuhu me jõudnud oleme? Paradiisi. Randa. Paradiisi rand. Hiiumaal Saaremaa vette. Nii käib. Kohaks Ristna. See on ka tegelikult tuntud siin rannajoone poolest Paradiisi rand siin lähedal, nagu Ranno ütles. Aga siin omal ajal oli jällegi Ristna patarei, siis sõjaväe ehitused. Said siin miinipilde patareid jälle lasta, igasugust moon, et siin mõned eits talles, et neid me juuri, neid uurisime õhtu. Siin lähme kiirelt ja me sultsu vees ära. Kas nad autoga alla minna? Liiv on nii kuum. On nii kuum. On tõesti? On tõesti kuum. Ossa vana, kui tuline. Mul läbi plätju praegu, või plätju sisse läks. On kivine või? On titane. Kivine? Must või? Seal pool on parem. On kõlireostus ju. Mingi muda. Ja see on nagu letikad. Rausti kutsu siit. Tämä vasakut poolt ju. No aga minge vaadake, äkki saate ujuma äkki. Võime minna. Ei saanudki ujuma? Ei läinud. Nägi rõve välja, ma ei tea, rohe, sini, vetikus, mida iganes.
siin on, ei kutsunud üles. ei tea, vetikas, aga tuleb välja. liigume siis edasi ja ujume mujal. Siin randa on piisavalt, ei hakka ennast määrima rohevetika. Pettumus. Kahju küll, ei. No droonikaadrid olid väga vahvad. ei, muidugi. 2 meest matkavad kuumal liival. Lehel selg punane juba ja rannal on korralikult juba jäänud. aga lendame edasi, aga aeg on küps. Lähme. Jupp, käisime ujumas ära. Tegelikult jah, ei käinud, aga jõudsime siia Kõpu tuletorni juurde. Lähme siis sinna üles, saame ühed head shotid. Siin on ka veel tuletorni kohvik, siia me muidugi praegu ei lähe, sest meil ei ole aega. Ja käime tipus ära, naudime vaadet. Kaugelt oli juba näha, äge punane katus ja punane torn ja valge maja, et kaugelt metsast oli näha. Lähme ostan pileti läbi. noh, naisele kõrvarõngad ka. ei, ta peab ikka ise valima. ise õige. no nii. Kas käin nüüd siin ära? Pala. 36 meetri kõrgune torni tipp. Kui ta on tõus. Kui vaatad siit otse üles, ega siis ei saa aru, kas lähed alla või üles. Selline hea illusion on. Ussa vana. Iga hommik tööle, ei, mul on nädal aega selg haige. Et see vasakult poolt. Vaatasin, et siin on ka käetugi. Tõesti libis, see on kuidagi nagu märg on siin. No täitsa karm tõus. Jubedad või need sõjamehitised. Tõmbad tiiru vähe. No läbi aastatega midagi muutud pole. Maja on ees olnud. Majaka vaht, Lembit Sepp. Tervitame. Tere Lembit. Ussa vana. Siin on vahtuks on varisenud kokku. Renoveeritud. Väga jõhkalt ikka kokku varisenud. Ilusti tehtud. Et siin on täitsa. Välisseinad lagunesid ikka väga hullult. Ja sinu droonikaader, ne? Meie. Operaator droonikaader. Lähme vaatame üles siis. Empire State Building. Jumala sama, see makett, see saasum. Omanik, jah? Tulemast. Kõpu tuletorni. See on tuletorni vetiga käes. Hommik. Eestimaa. Ega veidi viltu kah see katus. On. Siin ma olen. Ei kohtu ka. Ilus vaade küll, ei ole midagi all pääl. Siin on harjumatu, et siin on nagu see piire on selline. Mõnus, et piire. Õhuke. Väga jube. Nii, aga teed siin ju ringi peale, see on äge. Nii, kohe näha, kus lage raiet tehakse. Seal oli see hea raha. Metsana, korralikult metsa mulle meeldib. No vaata, kui paksult. Ilus, noh. Ja siis on ainult Hiiumaa küngas ka näha vist. Tundub nii jube. Eriti kindel konstruktsioon tegelikult. Võrreldes siin mõlema seis asja. Vaata tornist. See tundub see koht, kus vihmaga täpselt libiseb alla, mõtlen ausalt. Siin on nagu hoiatus. Libised siis libised. Jumala tundub ju vihmaga. See jumala libe ju. Vaata tahkunas on nii palju ruumi ja on lihtsalt metallist. Niimoodi lihtsalt. Jah, ta on veel jubedam minu jaoks. Ei, aga mõnus koht soovitan. Järgmine tuntud koht Hiiumaal, käsitsi ehitatud Eiffeli torn, aga sellega kaasas on ka tegelikult selline õu. Näiteks tervitab meid siin kohe politseikabriolet, vana parsa, töömees. Ma ei tea, see on mingi pagana sigitis põrgust. Ühesõnaga, siin on avastamist palju, ma olen kuulnud, et siin on laborint, sina oled jällegi korra siin käinud. Ma olen käinud siin korra, jah. Nii et igatahes lehvib Prantsusmaa lipp, Eestimaa lipp, tippu me lähme 100%. Seal on muud tipud ka. Muud tipud ka, nii et lähme avastama. Lipud. Tervitus. Piletit võtaks. Äge koha. Ja teie olete koha peremees, ma saan aru, jah? Jah. Võimas. Väga vahva. Aitäh teile. Aitüma teile. Suur tänu. Nii, kõigepealt tervitab boss ise. Jagab meetid, aga mis oli äge? Kui sularaha pole,
tee ülekanne sellele arvele. Kui seda ei saa, saab ka arve esitada igasugused viisid, aga õige, äri peab käima. Ja seal oli telefoninumber näiteks, kui kedagi pole kassas, helista ja tuleme. Nii, Ranno, äkki oskad juhatada, mis on siin ägedad? Näed, siin ongi igasugused. Ongi mingi fantaasia vaimusünnitused siin. Näed, siin on mingid habenelk, erinevad taimed. See on tõesti äge koht. Ja tervist, kuhu poole see Eiffeli torn jääb? Sinna. See on ju tegelikult esimene auto, kui ma ei eksi. Jah, see ongi, jah. Kes meil oli see Ford või? Ei olnud? Ei. Da Vinci tegi selle. Aga see on Da Vinci aegne, mul läks sassi. Ja kui tahad käima lükata, siis siit teed niimoodi jõudu natuke. Ei, see on uks mees. Uks on see. Nüüd saan sisse. Mis need on seal välismaal? Mitte tuk-tukid, vaid need rattaga ikka nagu sarnased vaata. Siin on see vase sulatamiskoht. Sealt tulevad need sendid sealt torust alla. Nii. All on see sulatamisahi ja... Ja Guinnessi rekord on. Kus ta ahi on? On näha siin. Guinnessi rekord. Täitsa pikk. Kuule, sul ei ole senti. Eraisiku valduses. Sul on 1 sendine. Paneme siia sisse. Vaatame kohe. Jah. Meie õnnesent siis. Hopsti! See on minu esimene läpakas. Nii, Heso jamm. Kaal on vahva. Vana hea turukaal. Ja meil 3 kilo viinamarju. Koolis sai käidud, meil oli ikka midagi sarnast. Ja need kuvarid on ikka õige. See kaal ka. See on oogi. Kuidas see käis? Oota räägi, jah, päris huvitav. Sa oled näinud sellist kaalu? Ma ei mäleta, kuidas see käis. Päris mõnus kohake, kus istuda. Väga hästi puu sisse tõmmata. Ma vaatan kohe, et on uued trepid pannud siia. Eelmine kord olid need rohkem lagunenud. Poiss, see on päris kõrge. Jaa, ta on natukene korda teinud, hooldanud ka seda. Ja siin ongi see, mille pärast me lihtsalt tulime siia. Eiffeli torn puidust. Ta on siis kuskil 31,4 meetrit kõrge ja mis on umbes 10 korda väiksem kui... Eiffeli tornist lühendus 10 korda. Veel infot räägitakse, et 30 000 inimest käib umbes seda külastamas aastas. Siin on käinud näiteks Prantsusmaa telekanal filmimas, Eesti telekanalid ringvaates tehtud igal pool. Ja tegelikult sellel ärral oli probleeme ka selle üldse püsti saamisega selles suhtes, et Keskkonnaamet vist ei olnud nõus, äkki vald ei olnud nõus, mis iganes. Ehitusluba ei olnud, et ühesõnaga päris palju probleeme oli. Aga püsti ta on, siin ta seisab ja seda külastatakse, ega meiegi saa alla jääda. Läheme üles. Vaatame, kui kõrgele julgeme minna. Käime ära. Nii, Anna oli väga rõõmus. Mina olin rõõmus. Esimene silt, mis siin on, ülesminek keelatud. Aga see oli kui nali on. See oli koha nali. Võib-olla see on selle pärast, et tegelikult võib nagu minna, aga seaduslikult ei tohi. Jah. Aga tead, meie ei hakka minema. No lähme drooniga üles. Jah, lähme drooniga üles, väga hästi öelda. Pärast tuleb suurem jama. Mõtlen, mulle kõrgus väga istu ka, ega Rannole ka vist ei ole siin lemmikasid. Siis näete, mis vaadab. Ma olen 1 korra käinud, see on päris. Ma olen ka tipus ära käinud. Ma olen ka käinud. Jah, nagu ütled, ega siin avastada on korralikult. Ma arvan, et see on Lottest inspiratsiooni saanud selline raketike, mis läheb kosmosesse. Laevake siin äkki mereröövlile. Rannole jääb isegi toru, kus saab turnida. Siin on väike onn ehitatud puu otsa, et ma arvan, et siin lapsel on ka lõbus ringi käia ja avastada, aga see vend enda perega või kuidas ta on siia ehitanud ja asju ainult juurde ehitab. Ägeda asja on siia Hiiumaale saanud ühe turismi atraktsiooni, nagu näha, mees naudib. Täitsa vahva. Sain ise teist korda siin käidud. Kahjuks Eiffelisse üles ei saanud minna. Jah, odav pilet ja kokka maksis 1 euro. Ja... Piletid 333, väga tore. Ja andke kommentaarid teada, kas see silt on seal alguses peal olnud, et sisenemine nii-öelda ülesminek keelatud või me saime lihtsalt tünga, et andke kommentaariumis teada. Tere. Tervist. Tervist. Kas 3 on teid, jah? 3 jah. On? Jah. 3 jah. Kõik okei, odata. Selge. Kus minek on? Saaremaale. Lähme. Nüüd Hiiumaa episood on kohe läbi. Hiiumaa viimased hetked. Aitüma teile. Olete varem sõitnud 2 saare vahel praamiga? Ei ole. Mida kuulnud?
ostsime Hiiumaa leiba, näksime seda korra ja naudime praami peal vaadet. Ja nii lihtne see elu ongi. jah. Nagu lubasin, Hiiu rukki leib seemnetega. Ja viineri. Need on küll Rakvere omad. Paneme saare ja mandri kokku. Pane mul üks viiner peale. Ühesõnaga matkaselli purks. Praegu anname hinnangut leivale. Mulle seemned meeldivad leivas. Aga siuke toitev leib, on ju? Väga mõnus. Kuidas kaste on? Ja. Rohkem polegi eluks päeva vahepeal. Kuidas purksi hindad siis? Vana hea küsimus. Aga selline oli meie Hiiumaa reis. Me oleme kindlad, et siin saab veel palju teha, aga maitsime endast parima. Ausalt, ressursid puudu, natuke ajaliselt peab jõudma sinna tänna ja selline see elu on. Meil oli väga lõbus, minul esimest kord Hiiumaa väga kustutamatu mulli jättis. Tagasi tulen kindlasti veel, aga mitte teie kahega lihtsalt. Jaa, mulle ka meeldis ja sai jälle siia tuldud ja Eesti inimestega seda samat värki tehtud ja mulle alati meeldib väga, et ma tuleks uuesti ja aga mitte teiega. Saartele tasub alati tulla. Jaa, tasub, eriti suvel. Siin on väga chill ja väga rahulik ja väga vaikne ja siin saab puhata, ausalt. Aitäh teile, et Hiiumaaga kaasa tulite. Nüüd juba näeme uue saare peal.